Alustame Vinnipäeviste gümnaasiumi õpilaste emadepäeva kontserdiga. Selle paremaks õnnestumiseks palume välja lülitada mobiiltelefonid. Sõna tervituseks on meie kooli direktoril Henri Kallastel. Kõige üllam amet maailmas on olla ema. Emadus on kõikidest kunstidest kõige kaunim, elukutsetest kõige suursugused. Armsad emad, vanaemad ja kõik saalis viibijad. Sel pühapäeval 14. mail jõuab kätte kevade kõige ilusam tähtpäev, emadepäev. See on päev, mil ühiselt õnnitleme ja täname oma emasid. Emadepäev on küll ainult üks kord aastas, kuid emaks olemine tähendab eluaegset pühendumist ja mõnikord ka eluaegset ohvrit. Sest soovib ju iga ema, et tema lapsed kasvaksid terveks ja tugevaks, et neil poleks harjumusi ja et nad saaksid ja suudaksid elus toime tulla. Ema rolli inimese väljakujunemisel on võimatu üle hinnata. Emad on kinkinud meile elu ja oma jäägitu armastuse. Mis saaks olla sellest olulisem? Teie, emad, olete ära teeninud meie suurima lugupidamise, sest tänu teile oleme me kõik täna siin. Seetõttu kutsun üles kõiki saalis viibijad aitama ning meeles pidama oma emasid mitte ainult emadepäeval, vaid iga päev ja iga hetk, sest nad on selle puhjaga ära teeninud. Soovin teile tänaseks õhtuks ilusat kontserdiaamust ning õnnitlen teid kõiki saabuva emadepäeva. Õnnitlen teid kõiki saabuva emadepäeva puhul. Kontserti alustab Mudilaskoor 2 lauluga. Esiteks Priit Pajusaare Soovide laul, milles laulavad kaasa esimeste klasside õpilased. Ja teiseks Piret Ripsi lööb suvelaulu Rohutilts. Juhendab lõpetaja Katrin Pall. Nii nagu need lapsevanemad, kes selle kooli taga seisavad, teavad, olid meil eelmise nädala neljapäeval siis lauluga ülevaatus ja suure närveerimise peale tegelikult läks meil ikkagi väga hästi. Teise kuni 4. klassi koolile anti lausa esimene kategooria ja esimese teise klassi Mudilaskoorid sai väga kõrged punktid. Laulupeole lubamist otseselt veel ei ole tulnud alla, aga kõik ütlesid mulle, et kes selliste punktidega ei ole võimalik laulupeolt välja näeda. Et me loodame, et me oleme laulupeol ka kaasas, aga meie lapsed olid väga tublid.
Marlile. lastelaulu Kevadel mängivad plokkflöödil 4. A-klassi õpilased. Klaveril õpetaja Katrin Pall.
tuleb lavale Mona-Liisa Pikalt esimesest B-klassist ja mängib meile klaveril Milleri loo Karavan. Meloodipoberi klaveripala Müstiline öö esitab Maria Põllu teisest B-klassist. Klaveril saadab õpetaja Tiina Põiklik. Teile esinevad gümnaasiumi tütarlapsed, kes esitavad 10. klassi õpilase Kristin Mäemurgi omaloomingulistest luuletustest koostatud kava. Ma täpselt ei teagi, miks ma seda siia kirjutan. Ilmselt on mu mõtted pidevalt sinul. Mul on hetkel füüsikatund ja ei teagi, miks mul ei ole motivatsiooni seda õppida. Ma pean homseks tegema kirjandi ja ei teagi, miks, aga kirjandid meenutavad sind. Ilmselt on see kõik, sest aitasin sul õppida. Ma ei teagi, miks hoolisin sinu õpitulemustest rohkem. Mul on unehäired, oled ehk kuulnud, ei teagi, miks seda sulle mainin. Ma täpselt ei teagi, miks ma seda kõike teen. Ilmselt valetan endale, kui ütlen, et sain sinust üle. Ja ma ei teagi, miks ma pole sellest üle saanud. Ilmselt panid mind tundma midagi, mida keegi teine ei suutnud. Kuidas sul läheb? Minul läheb hästi, samas võiks ka paremini minna.
minu käes on auraam tee, sest saatsin sulle su dressika tagasi, see ei anna enam sooja. Mul on kõht. Köögis on makaronid, aga need ei maitse nii, nagu sina neid tegid. Mul on juba parem. Doktor ütles, et ma ei pea haiglasse minema, aga ma söön ravimeid edasi. Ma käin nüüd koolis ja ma ei lipu enam, kui raske mul on, sest ilmselt on kõik. Vaatan vahel meie pilte ja vaatan sinu kingitusi. Mõtlen sinu sünnipäeva kingile, mille käskisin sõbranna endale võtta, sest seda ei suutnud ma vaadata. Vaatan vahel võtte, kes mulle külge löövad, aga ma ei saa vastata samaga, sest mulle meeldib sina. Nõme kui nii. Aga mis me minust teeme? Kuidas sulle? Oli talv, kui jalutasin üksinda lumesajus ja naerdes armastuse üle lausasin. Tule tagasi ja armasta mind. Ja mulle vaatas vastu tühi õhk, sest armastasin ainult ennast. Kevad, kui piidlesin sind oma pilguga ja lausasin. Tule tagasi ja armasta mind. Ja sa vastasid, et armastad nüüd ja igavesti. Oli suvi. Ma olin kurb, sest meil oli probleem. Aga ma lausasin ikka, tule tagasi ja armasta. Ja sa vastasid, et armastad mind ükskõik, mis ei juhtuks. Oli sügis, kui nutsin, sest olid kuri. Aga ma laususin ikka, tule tagasi ja armasta mind. Ja sa vastasid küsimusega, miks? Oli talv, kui jalutasin üksinda lumesajus. Naerdes armastuse üle lausasin. Tule tagasi ja armasta. Ja mulle vaatas vastu tühi, sest ma ei suutnud enam armastada. Ei sind ega ennast. Ma lähen koolis ja vaatan lakke. Aknalaual levab telefon. Helista mulle. Sellest on möödas kuu ja kõik on korras. Tahaksin kuulda su häält. Helista mulle. Tahaksin küsida, kuidas sul on läinud. Rääkida kõik asjad selgeks. Helista mulle. Tahaksin sinuga rääkida lihtsalt nagu sõber. Rääkida oma muredest ja rõõmudest. Helista mulle. Telefon väriseb. Ma tõusen ja vaatan seda, see ei ole sina, kes helistab. Vastan ja lepin sellega, et sina mulle ei helista.
helista talle. Sa tahad lihtsalt teada, mida teeb ta ilma sinuga. Ära helista talle. Ootamatuid pause ei kata enam. Ma armastan sind. Ära helista talle. Sa kuulaks ainult, kuidas tal uuele teile. Ära helista talle. Naljad, mis kuulusid ainult teile, ei ole enam eelmised. Ära helista talle. Ta ei oota sulle. Me sobisime kui kass ja koer, Kui kopp ja tee. kui huuleläige ja tuul, Me sobisime. kui öösel ära jooksmine või millegi varastamine. Kui mõru šokolaadi söömine. Me sobisime sama palju, kui mina olen hommikuinimene. Kui sulle maitsevad helmed. Kui me oskame keemiat. Me sobisime. Sinu arvates. Mina ei osanud midagi arvata. Järgmisena kuulete Blackbelli kandlepala Kassi silmad, mille esitab Paula Linde 6. klassist. Nüüd tuleb lavale 5. A-klassi plokkflöödiorkester, kes mängib ja laulab Eesti rahvalaulu meil Aiaäärne tänavas. Klaveril õpetaja Katrin Pall.
B-klassist. Kui mina oleksin vanaisa. Jah, kui mina oleksin vanaisa, siis ma oleksin üks igavesti vägev vanaisa. Ja mul oleks palju lapselapsi. Vähemalt 10, aga võib-olla hoopis 12 või 13. Meil oleks koos hästi lõbus olla. Ja ma arvan, et ma meeldiksin neile rohkem kui nende oma emad ja isad, sest ma ajaksin neile alati naeru peale ja me mängiksime koos igasuguseid põnevaid mänge. Ja ma lubaksin neil alati kõiki asju teha. Ma oleksin suur ja tugev ja nad ei peaks kunagi midagi kartma, kui nad minuga koos on. Jalad oleksid mul hästi pikad, sest kõik lapselapsed peavad ju mulle korraga sülle ära mahtuma. Tegelikult võiksin mu jalad ka täitsa tavalised olla. Aga iga kord, kui mõni lapselaps juurde tuleb, peaksin nad natuke kasvama. Nii et lõpuks oleksid mu jalad 2 või 3 meetrit pikad või 4. Kui mina oleksin vanaisa, siis mul peaks ju naine ka olema, sest mu lastelastel on ju vanaema vaja. Tegelikult ma eriti naist võtta ei taha, aga ma vist pean, sest kes kõik need pannkoogid ja kotletid valmis küpsetab, mida ma oma lastelastega kinni kavatsen pista. Klarnetil esitab Mozarti Kevadelaulu Lisette Lein 4. A-klassist, klaveril Tiina Põiklik. Judas Sääni loo Kolmed huvikohvid esitab klaveril 7. B õpilane Madlin Preiental.
järgmisena kuuletab Monti Chartassi Anneli Linde esituses, klaveril Liina Põiklik.
klasside rahvatantsijad, kes tantsivad Liblika polkat. Liblika polka. Richard Rogersi laulu Minu lemmikud esitab Miia Auks 3. B-klassist. rahvatants pealkirjaga Tulitilgad. Tantsivad 11. klassi noored, kes ühtlasi on ka rahvatantsuansambli Narvamäe tantsijad.
Jätkame showtantsuga. Lavale tuleb Just Dance'i VTG vanem tantsurühm. Popolit 4. B-klassist, kes laulab lastest.
näeme Just Dance'i, VPG noorema rühma showtantsu. Esinema tulevad 8. ja 11. klassi noored, kelle esituses kuulete laulu Oled olemas.
meie kontserti lõpetuseks kõlab Tiina Kiilaspea laul Ema meel ja emakeel, mille esitavad tütarlapsed 3. B-st, 4. B-st, 8. A-st. Sellega on meie kontsert lõppenud.